ja siin ma vaatan üks Mark Chagalliliku või sellist modernset kompositsiooni. Ja samas ta ei ole mitte päris modernne, ta on selline tehno modernne, võib-olla eelmisest sajandist. Me näeme siin nõukogude elektroonika tippsaavutusi, siin on lambipesa, mida kasutasid siis bändid ja siiamaani kasutavad oma eelvõimudes. Lampvõimendid ja värgid ja asjad. Marshallid ja kõik ja siis aga väga huvitav, siis läheb elu edasi, siis on mikroskeemid juba, mida tänapäeva arvutid kasutavad. Ja siis on väga palju venekeelseid tähti siin D ja P8 ja nii. Võib arvata, et see on mingisugune nõukogude armee, ma ei tea, saatja, raadiosaatja või midagi. Aga see on üks osa sellest kompositsioonist, aga see on tegelikult kala ja kala on väga optimistlik, ütleksin lausa rõõmus. Mitte ainult rõõmus, vaid tal on ees kohe niisugune sirpe vasar. Haamer. Haamer, jah. Hammerhead. Hammerhead, jah. Hammerheadist inspireeritud. Täpselt, see on... Kusjuures selle sarja nimetus mul ongi õnnelik kala nagu, et see kalasari nagu. Et mul on need kõik kalamaalid on mul selles sarjas põhimõtteliselt. Et osad on kalakujulised ja osad on nagu lõuendi peal. Ma arvan, kala ongi see vabaduse sümbolina käibel, kuna ta on küll piiratud ala ookeanid ja veekogud, aga ta on vaba selles mõttes, et inimene ei saa nii vaba olla. Tahaks ujuda, aga seda me teeme fantaasiates, aga meil on riigipiirid ja muud piirid. Aga kala on kindlasti üks õnnelik tegelane, mida seal puhtas veekogus veel on. Just seda peab rõhutama, jah. Et siis ta on väga õnnelik, kujutan ette. Riifil kuskil. Jaa, läbipaistev ja kõik. Ja paistabki, need värvid ongi väga kerksad. Nähtavasti ta on saastamata kala, see nafta jääk ei ole. Ja, ei ole mingi musta värvi möga seal kuskil. Ja loodame, et see inimkond, kes me oleme, sellest aru saab ja siis ka niimoodi suhtub loodusesse. Aga mis me siin näeme siis? Momendid, kala ei ole mida ainult õnnelik ja fun, ta on ka väga jõuline. Jõulisest tuleb välja selles haamris. Küsime, miks see haamer sinna? Haamer, kelle haamer, aga see võib olla ka mingisugune lihtsalt kiil või tala, millega siis rammib läbi oma elu. Ja siuke, no seal on mul natuke Pink Floydi on nagu inspiratsiooniks, et Pink Floydis jäi see haamer mulle ja siis haamer, vasarhai või mingi siuke kala on olemas, kelle pea on nagu haamri kujuline. Siis ma olen seda motiivi nagu rakendanud teistsuguste haamritena, et mul on üks kui valdakala ja siis osad sellised ja nagu siuksed, et sellise sürrealistliku käsitluse ma olen sellest vasarhaist nagu loonud, aga see ei ole hai ja see ei ole vasarhai sarnane üldse kuskilt pidi. Ainult, et ta on siuke kala ja haamer koos ja siis võib nagu kahtlusalust tuvastada just väga raske ei ole. Ja see ongi see, miks tegija kala, et kas ta nüüd haib ja kindlasti kilu ei ole see Balti kilu ei ole, aga muidugi... Aga võib-olla on Balti kilu, no mingi tuumajäätmetes ja ringi ujunud natuke aega ja mingi keemiarelvade vahel, mis Balti merre on sattunud ja siis võib-olla ongi siuke veidi nõukogude elektroonikat ka söönud ja tulevikukala, võtta näiteks vaataks väga vahva film on väljas, muidugi vahva või Tšernobõlist, HBO näitab, see on üks uus sari, kuledes katastroofist. Ja ongi kõik, et mingi aja tagant siis radioaktiivsus ja kõik see saast kulmineerub, nad võiks ole kontsentreerub, temast saavaks sellised jõulised kalad, kavalad kalad, et nad nagu naeratavad, aga seal taga võib olla tead, täpselt. Näiteks. Mingi pomm, mingi värk, mis klahvatab kohe, nii et. Ja võib olla küll et ma nagu lähenen sellele niimoodi erinevalt, et kusjuures see elektroonika, mul ei ole õrna aimu, kus see pärit on või mille seest, et ma leidsin need komponendid metsast, et keegi oli mingi hunniku saasta metsa alla visanud. Et see on naturaalselt sellisel kujul ma leidsin, et mul ei ole õrna aimu, mille seest need pärit on. Et keegi elektroonik võib-olla suudaks tuvastada, aga ja mis need on ka erinevatest ajastutest, no see on kindlasti vanem, see on mingisugune, ma ei tea, mingi 70-ndatest või midagi siukest. See ka ja see on mingi, siin on mingi mikroskeemid ja värgid, et see on nagu juba, ma arvan, 80-ndate lõpust või midagi. See on ka vana asi. See kontekst, milles need lähevad kokku siin on, et see partii läheb kokku ja need, see läheb koovis sinna otsa, see on nagu, ütleme, täitsa erand. Võib-olla nii tehtud, et mingi vana, vaata, nad hoid sinna kokku ka
Võib-olla panid mingi kombinatsiooni, kombain oli. Aga need olidki niukeste külgedena, et seda ma lõikasin natuke nurgast, pügasin, et muidu ta läks siia ulatanud. See on väga novaatorlik, vaata koeradel on ka kiibid pandud nüüd, eks ole. Miks mitte kaladele panna? Langised tuleviga kalad näiteks, ütleme, või mingi äriühing mõtleb välja, et võiks ju kodustele kalu võtta. Aga võtame koeriga, lõbusad suured kalad, mida saab osta ja tuvastada, siis pannakse neile kiibid. No seda tehakse, pannakse ju, pannakse loomadele näiteks raadiosaatjaid ja igasuguseid jälgimisseadmeid külge ja teadlased teevad seda ja tõenäoliselt kaladele pannakse ka haidele ja delfiinidele ja vaaladele ja värkidele ja ma ei tea, kui väikestele kaladele on võimalik panna, aga seda ma nüüd täpselt ei tea, või mingitele suurtele veeloomadele pannakse küll, et kuna vaalad ja delfiinid ei ole kalad, haid on kalad. No ta ongi, et see olekski nagu vahva Taies näiteks Teadlaste Akadeemia foajeesse. Jah, täitsa pull, jah. Või näiteks TTÜ sinna, kui sa need noored teadlased, et see ka nagu avaldab. Vaata, muidu on konservatiivne, et mingisugune tähtis teadlane teeb mingisugune sümbol, aga siin on niimoodi, et inimene lihtsalt istub ja fantaseerib. Selle protsessi käigus tal tekivadki need ideed. Ja. Saad aru, ja noortele eriti tähtis see just anda see vabadus neile, mõtlemise vabadus. Ja siit tulevadki vaikselt, vaatab ajalugu, aga mõtle, miks nii kala, miks kala. Võt kalast nii palju, ütleme, kui keegi on lugenud nüüd siis piiblid, siis uues testamendis evangeeliumis on siis jutt sellest kalamehest või kalameestest. Jeesus siis otsis ühele jüngrid niimoodi, läks vaatas, kes seal on, Peetrus püüdsid kalavõrkus, nüüd läheb püüdma inimesi. Ja näed, ja kala ongi kristliku kiriku sümbol ka, nii et juba algkirikust. Nii et selles mõttes ta on ka universaalne sümbol. Ma mingist korra tegin näituse, siis panin sellest inspireeritult pealkirjaks 2 kalajõudu. Täpselt jõudu, hästi jõuline. Et siuke, ja lisaks muidugi see eelmine teema, mis sa mainisid, see fantaseerimisteema nagu, et fantaasiaruum nagu, et see ongi nagu üks põhipoint, millega ma töötan, et ma fantaseerin neid kokku ja siis annangi siukest nagu fantaseerimisvõimalust, et ma ei olegi töödele ette näinud ühte viisi, kuidas seda mõistma peab või midagi sellist. Et ma ei ole seda dikteerinud ja ma ei dikteeri seda ka kunagi. Et sinu nägemus läheb väga hästi sellega kokku nagu, et sinu nägemus sobib sellest ka väga hästi, et see fantaasiaruum on nagu üliõige nagu, et ma jätangi nagu fantaasiaruumi vaatajale ja et vaatajal on nagu fantaasiaruum selle tööga mõelda ja inspiratsiooni koguda ja just see ongi nagu point. Fantaasia ongi kõigi loomingu ja kõigi algusemade jõud inertsis, mõttes, et kui me piirame fantaasiat, siis on see kuidagi ahistab paljudele. Ja kui vaata, siin on suured filosoofid ja võib-olla psühholoogid, näiteks Carl Jung, kes leidiski, et teatud sellised vaimse probleemid tekivad sellest, kui me hakkame teatud mõtted piirama inimestele, unenägud ja niimoodi, siis tekivad neuroosid asjad, et ütleme, me anname inimesele väga palju sellist vabadust fantaseerida ja siis nagu mõelda fantaasiate, mingisuguste unenägude üle, et siis tekivad huvitavad kombinatsioonid ja selle kaudu siis ka looming, eks ole, mida siis väljendatakse erinevalt, kas siis muusikas, kujutluskunstis ja mujal. Nii et selles mõttes ma leian küll, et see Taies nüüd siin funfish, elektrofish, eesti keeles võiks olla elektrikala, elektroonikakala elektrikala või jah, ütleme, mis me veel on? Ta ei ole, ta on nagu lamp, eelmise sajandi inglised välja nagu välv on siis lamp, on need välvid, see on see välv, lamp. Et sa saad igasuguse nimesi panna, ma olen noored on nutikad ja vahvad, kui nad midagi välja mõtlevad, aga jah, meie tagasoidlik nimi oleski siis jah, elektrokala. Jah, see on nagu elektropunk või elektrorokk või pop või. Aga kus juures jah, steampunk on olemas, aga elektropunki ma ei tea. Aga diiselpunk on ka olemas. See on ka huvitav veel, diiselpunk. Ja steampunk ja diiselpunk. Nagu steampunk on ka üks siuke asi, mis on nagu suht inspireeriv teema mulle, et ma ise ei ole väga steampunki teinud, aga siukest, ma mõtlen mingisugust muud twisti välja, et
aga mulle see ka meeldib nagu ja diiselpunk ja nagu siuke. Aga vaatame detaile, ütleme elektroonika vaatasime, aga see silm näiteks, silm on väga tõsine, läbitungiv ja samas väga optimistlik, nii et see ei ole ainult ütleme naeratus ainult fun, vaid seal taga on niimoodi, ma naeratan, aga samas panen tähele, siit tulevad igast üllatusi. Ja ma võtan teid kohe, püüan kinni ja panen sotsiaalmeediasse nagu naksti kohe siin näed, ühendan ära arvutivõrguga ja oletegi mul peos. Et siin on väike oht ka. See tegelikult, see punase silma ma võtsin nagu Terminaatorist mingil määral. Et seal on nagu punast silma rakendatud, et see on nagu legendaarne kaader, kus Arnold enda silma lahti lõikab või midagi siukest. Täpselt ja bumm ja ta on üsna domineeriv silm, nii et see on eriti praegu, kus Hiina tehnoloogia üritab meile koju ette tulla, see Hyundai või mis on see Huawei või. Et kunagi ei tea, mis on siin moblades on, kes meid kuuleb, vaatab. Nii et ta annab meile märku, et pange tähele, olge ettevaatlikud, et elektroonika on vahva, aga ja kui abi saa, siis tulen mina, ujun kohale ja palun väga, annan teada. Ja nii et selles mõttes kõik see kombinatsioon värvilahendus, et väga julgelt värvid on siin ei ole niimoodi, et on mõeldud, et mida ma nüüd teen ennast kokku, siin lihtsalt on julgelt kasutatud kollast, punane väga must kontrast, sinine väga vahva. Ma mingite hallide ja eritooniliste hallidega just päris väga hästi läbi ei saagi, et ma siukest värvi nagu kasutangi tihti peale mulle nagu meeldivad siuksed selged värvid. Aga mingi stiil on ka siis kujunenud? Ebamäärased. No mul oma stiil nagu, mul siuke käsitlus nagu mul on, et kui see kõik ühe tervikuna võtta, siis ma ei ole sellele nagu ühtset nimetust välja mõelnud, et ma olen nagu siukses hämartsoonis erinevate stiilide vahel. Et mul on nagu popkunsti elemente ja sürrealismi elemente ja siis ekspressionismi elemente ja abstraktsionismi natuke ja läbisegi nagu. Et ma olen nagu suhteliselt stiililises hämartsoonis, aga ma ei ole selle peale väga palju mõelnud ka, et kuidas seda nagu kokku võtta. Kes see eeskuju on siis kunstnikest? Väga palju erinevaid, et ma olen nagu hästi paljus erinevaid vaadanud. Et erinevaid sürrealiste ja erinevaid popkunstnikke ja erinevaid kubiste ja sisult metafüüsilisi ja... Praegu on see kuulus näitus, kes selle suure kakajunni tegi siia. See on tema näitus, mis ta oli see Tomi või mis ta oli. Kes meil siin olid? Kaks kunstnikku. See on üks näitus just hilja aegu. Ma täpselt tuleb meelde. Eksponeerisid ühte suurt nikkust nagu fekaali junni. Ja siis sussid olid tehtud saiadest. Ei tea. See on see näide, et need fantaasiad, mis tulevadki realistlikust elust, eks ole, igapäeva elust, et siin ka kandub üle, et siin on elektroonika meil, eks ole, siin on meil väga selge sümbol kala, meil on jõum meid siin sees ja see, et see kõik on väga rõõmus ja optimistlik, et see võib-olla peakski nagu anna meile märgi sellest, et elu liikub, esiteks, kuna kala liikub, elektroonika liikub, samas ka väga salastatud, kõik kunagi ei tea. Samas on siin rõõmu palju, värviterksad, eks ole, ja väga selged kontuurid on siin ja udu, eks ole, siin on kohe niisugused vahvad sarvemoodi asjad, see sarv, aga ta on teravikud, et seda on elus mõnikord vaja, et läbi suruda enda sihte ja suure, sa ei saa olla ümar, et sa pead ikkagi mõnikord minema nii kohe nagu skalpell ja siin on ka näha, et see on täitsa võimalik, kui niisugune kala oleks tõesti seinal ja see hommiku ärkad, ei tea täpselt kuhu oli liikuda, siis saavad sinud, et näed. Kurss on selline. Ja siuke motivatsiooni element, et see on nagu väga hea, iseenesest kulub nagu ära. Ja, iga juhul on see üks popkunsti uuemaid väljendusi. Ta on nagu popkunst, et kuna popkunst kasutab siukseid igapäevaelulisi komponente, et see on nagu popkunsti tunnus. Et kala on ka nagu igapäevane element, et kõik tunnevad nagu ära, mis see on nagu. Et ta võib nagu teatud määral pop-sürrealismi alla minna, et nagu sellest nagu kombineerib. Sürrealne ka, jah, kahtlemata, sest et ka see kokku panna
et ta ongi nagu stiililises hämartsoonis pisut. Peabki olema, sest kunst ongi, kui me räägime just siin prügeleid ja vanu asju, Mona Lisasi, mis on ka tegelikult, ütleme, nad on suggesseerivad, eks ole, sa pead nagu mõtlema, siis popkunsting on see asi, et sa saad fantaseerida. Ja see on kõige tähtsam ja fantaasiad on praegu just, millest on puudu, ideedest on puudu. Ja kui me vaatame üks huvitatud asju, siis meil tekivad ideed ja siis ideedest sünnivad jälle uued taiesed ja uued, isegi tööstusalad. Siin meil kui palju meil on igasugust start-up'e ja uusi lahendusi just, et noored on saanudki inspiratsiooni popkunstist, sürist. Ja ma leian, et see on üks tänuvalt töö, mis on teinud. Lasega edasi. Jah, seda küll, et seda on nagu vaja. Ja, nii et õnne ja rõõdu ja nutikust ja südikust ja see on oluline kunstnikule. Eks me siis kohtume Ede Luuvris kunagi või... Väga võimalik, kunagi ei tea. Mooma tegelikult. Kuhu välja minna. New Yorgis oleks vahva. Minu kodumaa üks osa, ma noor olin ja Moomas käisin tihti, või Guggenheimis. New Yorgis. Jaa, okei. Nii et edu ja... Ja see on nagu pull koht, et New Yorgis võiks välja panna küll. No, see oleks kihvt. Trump Towerisse ja... Ja ma arvan küll, et kui härra Trump ikkagi edasi läheb, siis ühel päeval miks mitte saadame pildid ja palume audientsi. See ei ole fantaasia, ta on üks soovunelma. Tavaliselt on nii, et ütles väga kuulus psühholoog Jung, et kui on tahe, siis on ka võimalus. Ja, sisuliselt. Ja, seda peab uskuma ja see teeb mulle liikuma. Tegelikult jah, iga inimene on nagu kättesaadav ikkagi. Vähemalt, ma ei tea, mitme inimkontakti kaugusel, aga Eestis on iga inimene on vähemalt 2 telefonikõne kaugusel. Üks kõne kellelegi, kes teab teda ja ongi kõik. No see on võib-olla natuke kaugemal. No ei tea ka. Ei midagi, no see on nagu see kalal, eks ole, te pealt siin, ka samamoodi elektroonika, eks ole. Ja täna peal on lihtsam see asi, eks ole, siis võtad Mobla. Mobla saab üks asju pole on, et see on, eks ole. Võib-olla natuke väiksemad. Tänapäeval on väiksemad, see on mingi 80-ndate variant. Ja saadki kätte inimese. Aga see eeldab mida püsivust ja usku ja tahet. Siis vaata paljud inimesed see suuda. Esimene kõne teine lihtsalt ei liiba energiat täna. Aga kui selline tahe... No nii palju kõnesi kui vaja on, kuni soovitud isik on kätte saadud. Ja kui soovitud isikuga on ära räägitud asjad, siis nagu... Siis võib jah selle peale minna ja loota, et siis ka see soovitud tulem realiseerub. Aga see kala on väga hästi välja tulnud ja nüüd jääb siis ootama, vaja kas me päris Teadusakadeemia seinal saame panna selle kohe, aga kindlasti jääb ootama ühte head klienti, toredat inimest, kes hindab kunsti, popkunsti, saab inspiratsiooni ja saab endale selle siis üles panna. Või siis on ta mõni aeg siin ja läheb näitusele. Ja mul on Teaduste Akadeemias ka näitus olnud, et seal on näituse pinnad olemas, et ma olen seal mitu korda näitust teinud mitme aasta vältel. Nagu seda ma ei tea. Mõne aastase välbaga ma olen seal näitust teinud. Et sa oled juba otsaga teaduses. Ja, iseenesest küll. Aga see on kindlasti, mina soovitaks seda küll, et siin Teaduste Akadeemia mingisugune kokku tuleks, siis paned selle seinale ja rõõmustad. Ja ma panen selle loomulikult avaliku kohta ülesse, kus on nagu inimesed olemas, kes seda vaatavad nagu.